29. aprill. No vot, täna tähtis päev. 3 sõbral on siis sünnipäev. Evelinil siis Evelin sai 50, siis Marten 18 ja Anni-Marii siis 25, nii et väga äge. Mul on niimoodi alati sõpradega, et satuvad nad millegi pärast mul olema elus niimoodi, et ühel päeval on siis mingisugune miinimum on 2, aga maksimum on 5 inimest siis ühe päeva kohta erinevatel kuudel, et ma ei tea, mis anomaalia see on, aga nii on. Aga täna olen siis tulnud jälle üle pika aja sellisesse kohta, kus ma siis sisuliselt olin aasta tagasi, ehk siis kui 2 kuud, 10 kuud tagasi, kui nüüd täpne olla. Ja koht on ise siis selline, sõnu ei ole vaja, ühesõnaga Palamusel. Ja lähen Palamuse muuseumisse uuesti ning lähen tšekkam, mis seal siis muutunud on vahepeal ja isegi kui ei ole muutunud, siis näitan siis Tootsi muuseumit ja selle siis võimalusi, mis on siis seal muuseumis olemas. Ma eelmine aasta filmisin 360-ga seda muuseumit ennast ja siis YouTube'i ei pandki videot, nii et koduvideosse jäi, aga YouTube ei saanud ja täna ma parandan selle vea ära, aga hetkel on siin mingi teadete tahvel ja nagu näha on siin tulemas siis 17. mai laat. Okei, Jakobsoni talupäev tegelikult, kui päris täpne olla. Ja mis siin veel on, erinevad üritused, see on nagu siis Palamuse ühismeedia tundub siuke koht. Aga jah, muuseum on siin samas seal juba üle tee minna. Alati, kui ma siia tulema panen kepsu sisse, aga millegipärast unustan alati ära, kus see pood on. Kohal hoovi kontsert Jaan Tättega, Jõgeva meeskoor Mehis 50 ja Palamuse muuseum 125 meetrit. Kas me eelmine kord siia sisse saime või? Ei, see oli mingi pidu. Tootsi tasku, siin oli ka midagi kinni. See oli mingi sünnipäev. Korra, aga ma vist ei käinud lähedal või käisin või? Ma ei mäleta. Eesti mängufilmide võttekohad. Karujaht Pärnumaal, Põrgupõhja Uus Vanapagan, Hullumeelsus, Kevade, Perekonna pildid, Äratus, Keskerõõmud, Suvi, Sügis. Kevade tehti 69, Suvi 76, Sügis 90. No vot, siuke koht siis näitabki, et esmaspäevast pühapäevani on avatud kella 10-st kella 6-ni päeval. No vot, ja siis, aga kinni on, miks ta kinni on täna? Täna on püha või? Ei, avatud 10-8, oota, vaata neid kuupäevasid. Äkki ongi mingi jama nüüd, oota. 1. mai kuni 30. september on pühapäev, esmaspäevast laupäev. Jaa, näed, ongi. Täna on kinni. See on alles siis 1. maist. Ehk siis eile oli ta lahti. Ma ütlen, kõik päevad ei ole vennad. Tulin Tartust siia ja sain tünni, sellepärast, et telefonile ei vastanudki. No mis seal siis ikkagi, saunamaja ka siis ei näe midagi siin täna. No siis ei ole midagi, autos ootavad pontsikud, energiajook, aga sinna silla peale ma saan ikka minna. Ja siin on siis see paadipurre oli ka kuskil siin, aga kes tahab, siis otsib üles siis sisulooja konto Instagramis ja TikTokis, nii et seal on täitsa olemas siis eelmise aasta Palamuse video. Vot, kui seda nüüd Palamuse inimesed vaatavad, siis siin need võtke kindlasti siit ära. Ma ütlen, siin võib juhtuda niimoodi, et mõni külastaja kukub niimoodi, et pärast esitatakse teile väga suur arve sellest. Et see ei ole hea asi, et need metallorad siin on.
päriselt ka. Et need olid juba eelmine aasta ja keegi neid ära ei võtnud, nii et vahepeal. Aga muidu koht on vinge. Maikuus minu arust oli rohelisem eelmine aasta, kui ma käisin. Seal on veski, tundub, et seal taga on veel. Siin on siis, saab silla pealt alla vaadata. Koht on vinge, isegi kui muuseumit külastada ei saa, siis midagi halba küll öelda selle koha kohta ei saa. Ja seal on siis see parv seal. Aga mulle tundub, et vihmapiisad tulevad ja kuna see kaamera ei ole nüüd ilmastikukindel, siis tuleks ikkagi minna ära autosse ja siis süüa ära need oma pontsikud ja kõik võimalikud muud asjad ja siis liikuda Tartu peale tagasi. Aga jah, Palamusele siis ühesõnaga 30. Tähendab 1. maist vist tuli see suve. Siin oli Tootsi saun muuses uksed, aga seda ma olen küll näitanud samuti selles videos, millest ma rääkisin. Siis scrollid sisulooja kontol siis tagasi aega siis mis see on siis peaaegu aasta siis või? Väga palju ei pea scrollima ja siis sa saad selle ülevaate siit sellest Palamusest küll mitte nüüd ütleme YouTube'i formaadis, aga püstformaadis saad telefonist vaadata, ei ole ära midagi hullu. Et jah, veidikene ebaõnnestus täna see käik siia. Aga noh, ütleme niimoodi, et kohalikus poes sai käidud ja sükene väike väljasõit pühapäevasel päeval on tervisele ja vaimule hea. Ja mis siin saab olla paremat, kui veel siit saab ühe kuuma kohvi ka tegelikult osta. Kohv alates 1 eurost. Ma ei ole seda ostnud, aga ma kohe vaatan ja katsetan, kas see nagu töötab ka või. Mul on üks energiajook ka veel autos, aga kohvi võiks osta küll. Nii. Cappuccino, flat white on ka euro, kõik on €1.80. Ma võtan selle piimaga. Versiooni vaatamist teeb nüüd. Midagi tule. Ei toimi, jah. Veakood V02. No näete, ühesõnaga jälle väike fail. Ehk siis täna mitte miski ei toimine. Nii palju failimisi, et läheb lõbusaks juba. Nii, mis siin siis Kasepää tänavaküla. Kasepää suvepeol ma käisin filmimas eelmine aasta, et väga vinge pidu. Ja tervitused Emilile, siis, kes siis korraldab seda pidu seal. Nii, Musta sadam, seal ma käinud ei ole. Kalevipoja koda samuti ei ole käinud. Ma isegi ei tea, kus see asub. Emumägi, Struve, Kuremaa loss, Palamuse muuseum, Põltsamaa loss, seal ka ei ole käinud. Siin on veel mingi Kamari, mingi veepark ja Põltsamaa Roosisaar. Huvitav, seal ei ole käinud, et mul on plaan minna siis veel. Äkki ma näen siis seda viikingite värki siin, see oli ka siin samas lähedal. Ma panen ta veisi sisse ja vaatan kaugelt on, et äkki käime korra tiirusealsse ära. Ajasin veidike sassi, et mitte viikingite koda, vaid Kassinurme mäed. Ma käisin siin siis kas 8 või 10 aastat tagasi filmimas Katrin Ruusega ühte musavideot, siis, kus tegevus toimus siis keskajal ja selle video raames sai käidud ka siis Rakvere linnuses ja siin samas Kassinurmes, kus toimus siis Larbi nimeline üritus, kus siis inimesed ja asjahuvilised, kellel meeldib siis nagu selline keskaegne tegevus, tulevad kokku ja siis saavad veidikene selles
ajajärgus siis toimetada ja vehkida, et ma isegi ei tea, kas see ajajärg on keskaeg või siis midagi või siis enne muudne aeg, aga siin on jah igasugused üritused, mis siin toimuvad. Tundub, et mingi Kassinurme talgud on siin olnud ja see koht peaks olema nüüd täiesti tasuta, nii et tere tulemast Vaiga Kassinurme maalinna. Kodukord suuremateks ürituseks rohkem kui 10, palume varakult teha Ain Malm, telefoninumber. Lahkudes jätke tegevuspaik maha selline, kui tulite, lõket tohib teha ainult lõkke ja grillimisplatsil. Ehitistesse, puuskultuuridesse suhtuge hea peremelikult. Hiis on püha paik. Vot, tere tulnud on ka annetused. Jah, ikka tehke siis Jõgevamaa metsaseltsile annetus, kui teile see koht meeldib. Nii et Kassinurme, Tammesalu ja Hiis on siin. Ja tundub, et sellega, seda me ei planeerinud siia tulla. Ma planeerisin tegelikult tulla siia kunagi hiljem üldse, aga nagu näha on, siis see on 5-6 tuhat aastat tagasi on siin mingi asi juba toimunud. Kujunenud ääreldud keerukas pinnavormistik. Okei. Ja mis ma siin ikka seletan? Lähen siis lähemalt vaatama, mis siin siis täpsemalt toimub, et no vinge näeb välja, seal on mingi puust kaart tehtud, siin on siis Kassinurme maalinn. No vot. Ja siin on sinililled. Wow, päris äge. No vot näed, ei olegi päeva lõpuks kõik halvasti, et ei saanud Palamuse muuseumisse, küll aga oli siis Palamuselt siia näitas tegelikult 10 kilomeetrit sõitu. Kui tulla Jõgeva Tartu maanteed pidi, siis ta on tegelikult suht maantee ääres, et siis on nagu lihtsam sõita. Ja siin on päris äge, seda eelmine kord ei olnud, kui ma käisin, et siin on midagi juurde tehtud, jah. Matkarada, Kalevipoja säng, Hiis. Kuule, see on päris äge koht siin. Siia saab Eesti muinaslinnad. Siin on linnad, alevikud, linnused, kohalik linnus. Päris palju on neid olnud siin. Need mügarikud on siis ilmselt kõik mingisugused, see on mingi tõsisem asi. Ei, sellega on kinnitatud. See ongi meie äkki, kus meie jah, see ongi see, kus meie oleme. Kalevipoja säng, Hiis, kratt, pang peas. Kratt on Eesti rahvuspärimuses maagiline olend, kelle abil inimene võis rikastuda, kuid seejuures pidi tegema kokkuleppe kuradiga. Kratt on Eesti rahvas sundis tuntud kui elavaks tehtud tööriist, mis kogub oma peremehele vara, kuid võib lõppeda hukutavalt, kui omanik ei suuda talle piisavalt tööd anda. Kuule, aga ma teeks ka kratiga diili. Äkki saab minust ka miljokas. Seal on mingid kujud, jah. Ma vaatasin algselt, et mingid inimesed seal. Ja siis ma tegin oma esimesed droonikaadrid, ma mäletan. Sulglohk ehk söll, rahvapärased nimetused, Põhjatorg, Kalevipoja silmapesukauss. Rahvatraditsiooni M. Kitsniku poolt 1896 Palamuselt. Jott Jungile saadetud kirja põhjal. Sinna allika koht pidada olema suisa põhjatu 1860. aastate ühel väga kuival vihmavaesel suvel olla kaugemad, kavalamad, targad soovitanud Patjala küla vanadel naistel lasta ära mõõta põhjatu allika sügavus, et küll siis tuleb jälle vihma. Siis kogutigi Patjala vanad naised ja korjati kokku küla kõik köied. Ilmatu pika köie otsa seoti raudpada, kuhu raskuseks pandi veel kivi. Köis olla vajunud ilma arvamata sügavuseni. Kuigi nad põhjani ei jõudnud, tõmmati köis koos pajaga välja, aga kivi asemel olnud pajas verine härjapää. Ja siis ütles hääl vee peal. Kui te veel kord sisse lasete pada, siis tõmbame teid endid kõige täiega alla. Seepeale jätsid ehmunud naised allika sügavuse mõõtmise. Ka kinnitavad vanad inimesed, et on näinud, kuidas härjad ja lehmad olla järsku jooksnud hallikasse sisse ja kadusivad sinna igaveseks. Ka on kevadeti nähtud, kuidas varahommikul veehoidjad vee peal istudes oma päid sugenud. Kes ei ole veel vaatanud, siis Imeline Eesti siukene YouTube'i kanal ja seal me käisime külas
Koivamaal ja Koivamaal olid siis siuksed šamaanid, kes nagu trummid tegid, teevad ise trumme ja siis selline, siin on väike püstkoda, aga seal oli siuke püstkoda, mis oli raadiusega minu arust 15 meetrit või midagi taolist oli, aga hästi suur, 10 inimest oli meid või 10 või rohkem oli meid seal kojas sees ja mängisime trumme, nii et selle video ma panen üles nüüd YouTube'i järgmisel nädalal, nii et kindlasti mine tšekka seda ka. Siit liigume edasi, ma mõtlen, kuskil peab see linnus olema, minust oli seal. Ja. Ma vaatame seda. Komistasin siin. Jah, puuoks oli siin. Siin peab enda jalg ette vaatama, et käna ei pane vaatama. Puuk ei roni mööda mind, veel ei roni. Need ka liiguvad siin. Need ka liiguvad, nad on ära väsinud siin. Ma veidike parandustöid. Linnud laulad, ma näen linnust seal. Ja siin see lahing toimus YouTube'is olemas. Leidsin siiski siin ühe koha, kus veidike internetti on, et Antero Feet, Katrin Ruuse, I'm not giving up on siin filmitud ja siis Rakvere linnuses ka. Siuke muisa video. Levi on siin nagu on ülihalb, aga on veel mingisugune YouTube'i reklaam läheb ka käima, võt. Otsingumootori läinud, aga YouTube'i reklaam läheb täitsa masendav. Booking.com. Videoga käima läheb, siis ma saaks korraks näidata teile. Nii. Soundi veidikene. Ja siin on Rakvere linnuse kaadrid. Ma ei tea, kui hästi siit näha on. Ja siin on Rakvere linnuses sees. See on hea lugu, mulle meeldib see tegelikult siiani. Ja siin on I'm not giving up. Ma vaatan, kas ma leian üles siin selle. Siin peab tulema, siin on veel linnus. Ja kuskil tulevad lõpupooleni, siis on mingid võitluse kaadrid olid minust. Ja siin ongi. Siin ongi Kassinurme. Ja tule vaata siin. Ma tean, et sa viid. See on Kassinurmes siin filmitud. Terve video? Larp, ei. Ja siin on muid kaadreid ka, kõik ei ole Kassinurmes. Aga jah, tahad seda videot näha, siis tule ise selles mõttes otsi YouTube'ist üles, siis I'm not giving up, Antero ja Katrin Ruuse. Ja kui tahad, siis siin nagu lugesid, siis maja reeglid on olemas, kohareeglid. Siin võid lõket teha, tulla perega, seal saad siis mingi süüa. Päris äge siuke koht, kus nagu ja siin on samuti nad tehtud sellised toidukohad, saad rahulikult süüa. Ja siin on siis nüüd see linnus ja siin on väliveetsed ka, ma lähen ise külastan ka seda. Pikk tee on sõidetud. Nii võisid Linnamäe Otsavalli ehitasid välja näha aastal 1000 pärast Kristust. Ehk siis viikingite aeg ikkagi. Värava kohta kaitseb kõrge torn, muinsaskantsi kaitseliin koosneb nelinurksetest palktaranditest, mis paiknevad Linnamäe äärel üksteise kõrval reas, kuna linnuse hooviala jäi joonestamata. Kaitsetarandid meenutavad muistseid elumaju, suitsutuba, mida linnuses sai kasutada varjualuste, laoruumide ja elamuna. Sel puhul on hoones ka kolle või kerisahi. Kaitseehitiste hilisemal täiustamisel 11.–12. sajand täideti tarandid liiva, kruusa või kividega ning hooned jäid kindlustusvööndi taha. Sellise kaitserajatise hävimise järel ongi kujunenud Linnamäe tänapäeval nähtavad otsavallid. No vot, aga siin on jah hästi siukene nagu erinevad need tasapinnad. Suvel võib siin hästi ilus olla. Muidugi siis sinna ilmselt ei näe, sest see on kõik lehti täis. Ja näed, seal on veel jälle mingi püstkoda. Ja siukene siis nägi välja, siit said siis vibunooltega. Aga siin on ümber tehtud, kui mina käisin, oli veidike teistsugune see. See on nagu ägedamaks tehtud. 1000 aastat. Viikingite küla on ka hästi kihvt, soovitan sinna ka minna, kui sa ei ole käinud, see on Tallinna maantee ääres elanike varjumise ruum. Kaitsesalgaruum, jah. Siia ei mahtunudki väga elanikke, kui nad siia varjus.
laut ja lambad. Toiduait. Siit saab üles minna ja sinna see. Jah, kaitsmistorn. Ronime üles siit ega. Siin midagi. Puupulgad puru ei lähe siis. See on pea pooleks. See on väga vara. Päris äge. Siit on see vaade. Kaitsesalga ruum tornis. Siis läksid torni. See on kuju ka. Siin on... Ma hoian ka veel. Ei, ma proovin ronida. Ma ikka tahan kõike ise näha oma silmaga. Äge. Turistina siin on äge olla, aga kurat, see on päris kõrge. Aga siin nagu ise sellest sõjaolukorrast siin küll olla ei oleks tahtnud, kui mingid vennad ründavad siin vibude ja nooltega ja üritavad siin maha tappa. No ei ole. Allad minek on norm sulle ei meeldi siuksed. Siukene koht siis Kassinurme, jah, et Põhja-Eestist ma arvan, ma ei usu, et te teate siukest kohta, aga vaatame siit katust ka korraks. Ma olen põhimõtteliselt katuse peal siin. Lähen vaatame teist torni ka. Keerab ikka kaamera üles poole, ka see kimbal vahepeal paneb hullu. Nii. Aga mis siin pool oli? See on lihtsalt kuju. Lihtsalt kuju. Ja mingi Aga siin on ka ikka vibunooltega vend on. Kurat, see on äge, et me siia sattusime nüüd. Seal mul on ka midagi. Ma vaatan sinna poole ka. Ikka käime ikka linnus läbi. See oli linnus. Ma lugesin kuskilt, et see oli linnus. Aga siin oli kirjas, et kaitserajatis. Aga siukesed suht tugevad palgid ja asjad. Huvitav, kus nad need joonised said või mille järgi seda siis nagu tehti, huvitav. Kuskilt siis mingid joonistabil on tehtud kunagised leiud või asjad. Päris äge. Aga ega siin niimoodi aeglaselt möll ei käinud. Vennad jooksid siis, ma arvan, ühelt poolt, teiselt poolt tüübid tulid ja... Siit saab ka üles minna. Ja, anti jagu. No siin oligi kaitserajatis siit, kas siit saab siis alla veel minna? See, mis siin siis on? Siit. Siis kui enam muud varianti on, siis hüppasid siit alla. Paip peaga vastu kivi oligi kõik. Seal ühel sõduril on jalg alt ära tundra. Sealt saab ka üles. See on sama koht, mis on teine tormi ots. Jah, seal all on veel mingi ruum, ma vaatan seda, aga siis on... Endiselt köhin kogu aeg, ei ole sest köhast lahti saanud. Sulle tehtud siis need asjad siia. Kurat, mulle need kõrgused üldse ei meeldi. Aga kuigi siin on täitsa okei. Mis asi siin on? Elanike varjumise ruumi all. Siis on katus. Vibumeeste torn oli selle asja nimi. Ja sealt siis tüübid said üles joosta. Eraldi siit said veel minna, ma arvan. Siis ma arvan. Ei ole, siin on... Ma usun, et seal kunagi ilmselt võib-olla sai sealt kohe otse üles, aga... tähendab, see on kõik rekonstruktsioon, et see ei ole nagu sellest ajast. Aga et keegi on selle teinud üldse, see on nagu äge, mulle meeldib. Maavanema maja. Vallavanema ei olnudki maavanema. On, jah. See on tõesti nagu veidikene õudukas siuke Wrong-Turn-filmi stsenaarium. Päris tiip on see, Kinni. See oli kinni, jah? Jah. Saab väljast vaadata. Siin on see, kui sa saad kaamera sisse panna, võib-olla on näha, võib-olla ei ole ka. Vist ei ole. Ei ole pime. Kassinurme, jah, on koha nimi, nii et tule, tšekka, vaata ise ka, viska pilt peale, võta siis kaasa endale veidikene liha, mida grillida ja väike piknikukorv ja tule siis siia Kassinurme linnusesse ja tee oma siis siukene teistmoodi nädalavahetus, nii et päeva lõpuks ikkagi kõik asjad ei ebaõnnestunud selles mõttes, et mina jäin tänase päevaga siiski väga rahule, nii et veidikene läks ajaga nihkesse.
ja muuseumit ei saanud näidata YouTube'i kanalis, nii et aga seda saab siis juba järgmine kord, kui ma satun siia kanti uuesti, nii et ilusat päeva jätku sulle. Tšau!